Tere! Peugeot viimane kompaktne, kerge, kiire ja võimas luukpära oli 205 GTI, mis läinud aasta 180-ndatel sportliku sõidustiili harrastajatel tänu oma suhteliselt soodsale hinnale üsnagi päid hullutas. Auto lausa nõudis sihtotstarbelist käitlemist, mistõttu tänaseks päevaks on neid sõidukõlbulikuna säilinud vaid üsna vähesed. 205-le järgnenud 206 RC ja 207 RC ei suutnud küll samale vaimsele tasemele tõusta, kuid meie tänase auto uksele on kirjutatud, et GTI on tagasi. Tegu siis 208 põhjal ehitatud tippversiooniga ning täna me lähemegi uurima, mis on sel autol maailmale pakkuda. Teie lahkel loal olen maailma tagasihoidlikus rollis täna mina. Väliseid erinevusi võrreldes tavalise 208-ga suurt pole. Lähemal vaatlusel näeme esivõrres finišilipu motiivi, kuid kõige vingemaks detailiks on nüüd kandiliste sisudega esituled. Päevatuled jooksevad terve joonena mööda äärt ning suunatuled on saanud samuti päris vinged. Eestis müüdud GTI-del hakkame esivõrre allosas nägema oma koduse trikoloori motiivi. Tagaosas me näeme ainult kroomitud põrkerau alumist liistu ja topeltotsikutega summutit. Aga kroomitud detaili on palju, võib-olla ehk isegi liiga palju, aga kogu 208 disain on selline bling-bling ning siin millegagi üle pingutada on erakordselt keeruline. Ainus, mille järgi GTI-sid tava 208-st eristada saab, on laiemale rööpmele viitavad rattakoopa laiendid, mis meenutavad justkui peale kleebitud poolikuid seibe. Rööbe ise on ees 10 ja taga 20 mm võrra laiem. Aga muidugi eriti edevalt mõjuvad punased pidurisadulad. Samas on siin ka mõningaid imelikke lahendusi. Kui me klõpsame uksed lukku, siis tõmbab auto hellalt kõrvad pealigi, kuid samas kütusepaagi kork jääb ikkagi kurja käe meelevalda. Aga välimus välimuseks. Viskame pilgu korraks sisse ja kohe näeme, millega tegu on. Korralikult sportlikult korvis istmed, punasega tepitud nahk, väike rool, päris vinge. Auto käivitamine toimub traditsioonilise võtme abil ja kui me seda teeme, siis näidikupaneeli ääred lähevad agressiivselt punaseks. Korvistmed on meeldivalt pehmed, neist saab istuda ka igapäevasõitja. Tasub ju arvestada, et siin vedrustus on tavaauto omast ikka oluliselt jäigem. Aga sellest saad aru siis, kui sa autos sees oled, muidugi esimene emotsioon on see ääretult korralik mootoriurin. Midagi sellist siukselt väikselt lõvipojalt ei ootakski nagu. Kõike seda teeb 1,6 liitrise töömahuga turbomootor, mille võimsuseks lubatakse 200 hobujõudu ja pöördemomendi maksimumiks 275 Newtonmeetrit. Arvestades auto gabariite on seda väga piisavalt. Kurvides käitub GTI uskumatult hästi, ka kiirendustel pole tegu sugugi mingisuguse äpuga, kes kõikidele teistele autodele jalgu jääb. Stabiilsus ja tasakaal on sedavõrd head, et üle jupi aja tasuks neil kohe pikemalt peatuda, aga usutavasti sooviks iga huviline seda ise testida, seega andke minna, külastage edasimüüjad ja saage oma kogemus. Kokkuvõtvalt võib nentida, et kogu auto potentsiaal suudetakse väga hästi ära kasutada ning justkui ei saakski aru, et tegu on esiveolise autoga. Kütusekulust me paraku rääkida ei saa. Kui auto kätte sain, ilutses spidomeetril kõigest 2 kilomeetrit, ehk sisuliselt on meil tegu sisse sõitmata autoga. Tehniliste andmete järgi peaks 100 kilomeetri läbimiseks kuluma 5,9 liitrit bensiini, kuid 208 GTI näol pole sugugi tegu autoga, millega säästusõitmist harrastada võiks. Mainigem siis siia lõppu, et Eestis algavad 208 GTI hinnad 23 500 €. Aga meie näeme teiega järgmisel nädalal juba uue autoroolis, seniks nägemist.